Lugema täna Matteuse evangeeliumi 5. peatükist. See on Jeesuse jutluskõne, ta rääkis seal väga palju erinevaid asju ja ütles erinevaid asju, aga siis salmid 23 ja 24. Ja seal Jeesus ütles niimoodi, kui sa nüüd oma ohvriandi altarile tood, ja see võis olla mida iganes, ohvriloom, seal olid erinevad roaohvrid, midagi, mida siis toodi Jumalale ohvriks, nii nagu ta oli seda öelnud, palunud, ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu. Siis jäta oma and altari ette ja mine lepi esmalt ära oma vennaga. Ja alles siis tule ja too oma and. Jeesus rääkis ju hästi palju tähendamissõnades, nendes sellistes mõistujuttudes. Ja ta tegi üldse väga palju selliseid kummalisi avaldusi, ütles asju, mis olid võib-olla sellised revolutsioonilised või millest oli raske vahel aru saada kohe. Ja ta rääkis lisaks ka hüperboolides. Et mis on hüperbool? See on liialdatud kõne. Ta liialdas selleks, et rõhutada midagi, mis oli väga oluline. Ja me teeme seda ju ka, me ütleme vahel näiteks, et võt see kott kaalub ju terve tonni. Või et sinna mineks see võtab ju aega terve igaviku. Et need on ka hüperboolid siis mingis mõttes. Või kirikus meil on selline laul, et anna 1000 keelt sa mulle. Et no päriselt, eks ju, keegi me ei tahaks, et meil oleks 1000 keelt suus. Ja siin ei ole siis mõeldud neid keeli, mida me räägime, vaid keeli, see, mis meil suus on. Et mina küll ei taha. Ma tänan siinkohal tuntud jutlustajat ja homiliitikaõpetajat Fred Craddockit, kes lahkas seda piibliteksti, mida täna lugesime ja ka mitmete kujundite eest, mida olen temalt laenanud. Ja Jeesus rääkis niimoodi väga palju. Et näiteks mäejutluses on väga palju selliseid ütlusi ja Jeesus ütles ka näiteks seda, et kui su silm paneb sind komistama, siis kisuda välja ja viska ära. Sellel nädalal Lootuse külas ka kohtusime. Seal oli ka Nelipühi kiriku piiskop Märt Vähi, kes rääkis sellest, kui hobune teda kabjaga lõi, siis tal kukkus silm päriselt peast välja. Et see on nagu see, mis päriselt on, aga Jeesus ütles, et kui su silm paneb sind komistama, siis kisuda välja. Või Jeesus ütles, et võta palk oma silmast välja, siis näed paremini naabri silmas olevat pindu. Või ta ütles, et te sõelute välja sääsed nagu toidu või joogi seest, aga kaamelid neelate te alla. Et see on selline hüperboolne kõne, see on liialdamine, see on ülepaisutamine. Ja mõningatest kohtades, kus Jeesus seda kasutab, me saame sellest aru, aga teistes kohtades võib-olla kipume võtma sõna-sõnalt ja mitte saame aru, et see on hüperbool. Nii et see, mida me täna lugesime, see oli ka üks neist hüperboolidest. Kui Jeesus ütles, et kui sa nüüd tood oma ohvriandi altarile ja sulle tuleb meelde, et su vennal on midagi sinu vastu, siis jäta see and altari juurde ja mine lepi esmalt ära oma vennaga ja alles siis tule tooma and. Oled altari juures kummardamas, on püha hetk ja siis sulle meenub äkki, et oot, et kellelgi on minu vastu. Ja sa jätad oma andi sinna paika ja kohe maid lahkud. Et no päriselt, et kas keegi teeks niimoodi. Et Fred Craddock on öelnud, et kui seda sõna-sõnalt võtta, siis võib kirik ju muutuda selliseks tsirkuseks. Et me kõik jookseme ringi, et kas sul on midagi minu vastu? Aga kas sul on midagi minu vastu? Kas ma olen sind kuidagi solvanud? Ja et see oleks nagu selline häiriv. Meil poleks mingit jumalateenistust, sest enne palvet või laulu me kõik jookseksime ringi ja uuriksime, kas kellelgi on midagi meie vastu. Nii et palun mitte. Ja Craddock ise ütles, et kui sa tuleksid tema juurde nii 8-10 korda ja küsiksid see, et kas sul on midagi minu vastu, siis ta ütleks sulle, et mul juba hakkab olema. Et sa hakkad mulle juba tõesti närvidele käima. Et me ju ei võta seda sõna-sõnalt. See on liialdatud, see on ülepaisutatud kõne. Ja Jeesus ju uskus ja mõistis ja teadis ja eeldas, et Kristuse ihu, kui kogudus on Kristuse ihu, siis kui see on terve, siis see võib alla neelata, see võib ära seedida 1000 eksimust ja marrastust ja sinikat ja mitte teha sellest suurt numbrit. Nii et see peab olema ülepaisutus. Et tihti, kui meil peakski olema kellegagi mingi
mingi selline probleem kellegi inimesega, siis ütleme, et on abi nii-öelda välja zoom'imisest, nagu me tänapäeval seda nimetame, pildi suurendamisest. Et zoomime nii suurelt välja, et meil hakkab imelik hädaldada selle väikese muhu või marrastuse pärast, mille me just oleme saanud. Aga samas see kõlab ju nagu mingisuguse probleemi pisendamisena. Et me ütleme kellelegi, et mis sa virised selle oma sõrme pärast, mille sa omal otsast ära saagisid. Vaata seal Ukraina sõjas inimesed iga päev kaotavad omal terveid jalgu ja käsi ja sina virised oma sõrme pärast. Üks naine töötas administraatorina, sekretärina Genfis ühes rahvusvahelises organisatsioonis. Ja see oli organisatsioon tegeles siis rahvusvahelise rahu ja leppimisega. Ja see naine, tal oli väga hea töö, väga hästi makstud ja ta lahkus oma töökohalt. Ta oli töötanud seal 6 aastat, aga ta ütles, et selle 6 aasta jooksul need imelised inimesed, kes käisid uksest sisse ja välja, kes tegelesid maailma rahu ja kõige sellise ilusaga, nad ei rääkinud minuga isiklikult mitte kunagi. Ja keegi neist ei teadnud minu nime ja ei kõnetanud mind isiklikult. Ja tal oli sellepärast valus ja ta läks ära. Et kas tal oli õigustatud valu? Et ei ole valusamat minu haavade kõrvale heitmist kui see, et keegi ütleb, et minu probleem on kosmiliste suurte probleemide kõrval, et see pole mitte midagi. Et milleks sa sellega tegeled. Nii et lähme tagasi selle juurde, mida Jeesus ütles. Et kui sa tood oma andi altarile ja sulle meenub, et su õel või vennal on midagi sinu vastu, siis jäta oma and sinna altarile ja mine kõigepealt lepi ära oma õe ja vennaga ja siis tule tagasi ja siis lõpeta oma Jumala teenistus. Teisisõnu, Jeesus tahab, et me kujutleksime ennast sinna kõige pühamasse hetke, Jumala teenistusele. Me oleme Jumala teenistusel ja Jumala ees on nädala kõrghetk. See on see, mida me täna siin just praegult teeme. Ja on selline tõsine hetk, kõikidel ustel on silt, et vaikust mitte segada. Inimesed teenivad Jumalat. Ja siis sa tood seal andi altaril, oled Jumala ees ja siis sulle meenub. Ja miks just altari juures? Sest altari juures, kui me oleme Jumala ees ja kõneleme Jumalaga, siis meil ei ole seal võimalik muljet avaldada või meil ei ole seal võimalik võrrelda. Me oleme seal Jumala ees. Oleme vabalt, oleme avatult ja siis meile lihtsalt meenuvad asjad. Ja ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga see suhete asi on selline tõsine töö. Et ükski suhe ei ole selline staatiline asi, mis on lihtsalt paigal kogu aeg. See on kogu aeg ühte moodi. Suhted ei püsi kunagi paigal. Ja mida rohkem sul on ühe inimesega pistmist, seda rohkem seal neid lõkse ja kuristikke on, millesse sisse kukkuda. Ja kas sa tead seda piiblisalmi, kus on kirjas, et kus 2 ehk 3 on Kristuse nimel koos, seal on arusaamatus nende keskel. Tead seda piiblisalmi? Ei teagi, ei. Aga võiks ju vabalt selline kirjakoht olemas olla. Et kus 2 või 3 on Kristuse nimel koos, seal on arusaamatus nende keskel. Et see on üldiselt fakt, et ükskõik, kas siis Kristuse nimel või niisama, kus inimesed on koos, piisab 2 inimesest, siis seal on juba arusaamatus nende keskel. Ja tänapäeval, kui on igasuguseid uusi teemasid, siis on kogu aeg ka uusi põhjuseid arusaamatusteks. Et kõigepealt, kui Jumal maailma lõi, siis oli ainult üks inimene. Piiblis on öeldud 1. Moosese raamatus 2. peatükis 8. salmis, et issand Jumal istutas siis Eedeni rohu ja päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kellelt oli valmistanud. Ja seal on ühe inimese, üks mees. Ja siis 2. peatükk 18. salm on öeldud, et issand Jumal ütles, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohal on. Ja issand Jumal pani Aadama magama, narkoosi alla, ma ei tea siis, kuidas ta tegi. Võttis ühe tema küljeluudest ja ehitas selle naiseks. See on huvitav, piiblis seal on täpselt niimoodi kirjas, et ta ehitas naise. Ja nüüd oli 2 inimest, mees ja naine.
Ja piiblis on siis kirjutatud 24. salm 2. peatükk, seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Et oli 2 inimest, Jumal lõi, et nad oli 2 ja nad pidid saama 1. Ja on öeldud, et nad olid mõlemad täiesti alasti. See tähendab, et nad olid haavatavad, nad ei häbenenud. Aga siis me loeme, et madu pettis neid. Sõid Jumala keelatud vilja. Ja kohe maid nad tundsid ennast jälle haavatavatena. Nad kohe maid tundsid, et nad on alasti. Ja on öeldud, et seal samas nad haarasid viigilehtede järele ja õmblesid neid kokku. Ma ei tea, kuidas nad õmblesid mingi singer-vinger masinaga või kuidas nad seda tegid, ristpistes või, aga nad õmblesid neid kokku ja katsid end. Ja kohe maid oli platsis arusaamatus. Ja me loeme sellest, kuidas nad hakkasid üksteist süüdistama, et 2 inimest, kes siis olemas olid. Ja alates Jumala keelatud viljast on inimeste vahel alati olnud arusaamatust. Nad on alati eraldi kiskunud. Kõigepealt see samane esimene abielupaar, siis esimesed vennad, kes tülitsesid ja üks lõpuks teise tappis, siis terved inimeste rühmad ja rahvad. Ja nendest lugudest mõnda aega hiljem Jumal kutsus Aabrahami ja ta tahtis, et Aabrahamist saaks temale rahvas, kes teda esindaks siin maa peal. Ja siis ta kutsus selle Aabrahami, Aabraham oli Jumala mees ja Aabrahamil oli lõppeks 2 naist korraga, need riidlasid oma vahel. Siis tal oli 2 poega, need riidlasid oma vahel. Siis Aabrahami poeg oli Iisak, Iisakil oli 2 poega ja need pojad olid oma vahel surmavaenlased, üks tahtis teist ära tappa. Siis Jaakobil olid pojad 12 poega, need võtsid kätte ja müüsid ühe orjusesse. Peaaegu, et oleks ta ära ka tapnud. Ja Jumal kutsus omale rahva Iisraeli. Ja ta tahtis, et see Iisraeli rahvas elaks tema kartuses, et elaks siin maailmas ja esindaks Jumalat siin maailmas. Aga siis nad, kuna nad olid siis 12. suguarvus, need suguarvud olid omavahel tülis. Ja me loeme, kuidas need suguarvud omavahel võitlesid ja pidasid ka sõda. Ja siis me läheme ajas edasi ja Jumal kutsus ellu koguduse, kristliku koguduse, kes siis olid Kristuse järgijad. Ja mõte oli see sama, mis oli algusest peale. Et on üks inimene, Jumal toob tema juurde teise inimese ja ütleb, et saage 1. Ja üks jätab maha, muu kleepub teise külge ja selles piibli sõnastuses seal alguses on öeldud, et nad eelistavad. See on nagu, et see armastus, millest Uus Testament ka räägib, see agape armastus, mis räägib, mis tähendab eelistama, et inimesed tulevad kokku, ma eelistan teid teistele inimestele ja tahan teiega koos olla. Ma abiellun oma abikaasaga, ma eelistan teda teistele ja tahan temaga kokku jääda. Et see on selline eelistav armastus. Et see oli see mõte. Aga see kogudus ei ela enne keelatud viljasöömist, see kogudus elab ka peale keelatud viljasöömist. Ja siis juhtubki nii, et kus 2 on või 3 on Kristuse nimel koos, isegi seal tekivad arusaamatust nende keskel. Ja näib, et Korintuse koguduses oli just selline olukord, kui Paulus kirjutas neile, Pauluse esimene kiri korintlastele 3. peatükk, esimesed salmid sealt. Ja ta kirjutas neile niimoodi, et ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga. Meil on siin ka palju beebisid, kuidas see poisiga on, saab juba tahket rooga. Ei saa väga, ainult piima. No võt, Korintuse kogudusega oli sama lugu. Ainult piima ja mingit tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud. Ja ta ütleb neile, nad on juba suureks saanud, Paulus nüüd norib neid, ütleb, et kuid ega te nüüdki veel talu, sest te olete alles lihalikud, te olete alles beebid. Kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult. Siis kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolel, teine, aga mina Apollose, eks te siis ole nagu inimesed ikka. Eks te siis ole nagu inimesed ikka. Alates keelatud viljasöömisest, kus 2 on koos, seal on arusaamatust nende keskel. Ja kus 2 on Kristuse nimel koos, isegi seal on arusaamatus, saab olla nende keskel. Et need olid Korintuse kristlased, nad olid paganate keskelt välja tulnud, nad olid hakanud järgima Jeesust, olid vana elu maha jätnud, nad olid püha vaimu saanud, nad olid Kristuse pärast kannatanud, sest tollel ajal kristlased üldiselt pidid kannatama tihti. Nad olid Jeesuse nimel kokku tulnud
Nad olid Jumalat ülistanud ja teda koos palunud ja siis olid nad leidnud mingi põhjuse, miks neil tekkis arusaamatus. Et mille pärast siis? Et väliselt võib-olla tundub, neil oli võib-olla seal mingisugune õpetuslik eriarusaam ja selle pärast. Aga tegelikult Paulus ütles neile, et see on tegelikult hoopis kiivuse ja riivu pärast. Miks? Sest kui me oleme inimesed, nagu inimesed ikka, siis me peame ka oma suhetes, olgu need siis perekonnas või koguduses või töö juures või kus iganes, me peame nagu enda isikut ja enda väärikust väga oluliseks. Me peame oma väiksemaid või suuremaid tõekspidamisi oluliseks. Ja sellepärast. Võib-olla olete seda kuulnud, aga üks veebileht shipoffools.com kogus siis kuulutas välja religioossete naljade võistluse. Ja oma lugejate hulgas siis ja nad kogusid kokku 951 religioosset nalja. Ja siis nad lasid oma lugejatel hääletada, 10 000 inimest hääletas ja selgus võitja. Ja ma tahan täna ka seda nalja rääkida teile, et kui te olete seda nalja juba mitmeid kordi kuulnud, siis võite ikka naerda. Ja ma tean, et kõigile muidugi meeldi naljalood, pealegi see lugu on veel must huumor ka. Muide viidi läbi üks uurimus musta huumori kohta. Ja selle tulemused näitasid siis seda, et musta huumori austajatel on iseloomulik kõrgem intelligentsus, hea tuju ja madal kalduvus agressiivsusele. Ja siis olid need inimesed, kes said mustast huumorist küll aru, aga kellele need üldse ei meeldinud. Neid inimesi iseloomustas keskmine intelligentsus, halb tuju ja kõrgem kalduvus agressiivsusele. Nüüd ma arvan, et Korintose koguduse liikmetele ilmselt ei oleks sellised naljad meeldinud. Aga tegelikult see nali ongi Korintose koguduse inimestest. Lihtsalt selline kaasaegne versioon. Ja ma kujutan ette, et Korintose kiriku usklikud ajasid Pauluse suhteliselt meeleheitele. Aga see lugu on ka hüperbool, täpselt nii nagu need piiblisalmid, mida me täna lugesime. Ja originaalis see lugu oli baptistide lugu. Aga selle loo oleks võinud jutlustada ka ükskõik kellest, adventistidest ka, nii et see sobib suurepäraselt. Ja räägib üks mees, ma kõndisin üks päev üle silla ja nägin meest silla serval, valmis alla hüppama. Ja ma jooksin kiiresti tema juurde ja hüüdsin, et pea kinni, ära tee seda. Miks mitte, küsis tema. No lihtsalt nii paljud on, mille nimel elada, nagu näiteks. Kas oled religioosne inimene? Ja ta vastas, ütles, olen. Mina vastu, mina ka. Kas oled kristlane või budist? Kristlane, mina ka. Kas oled katoliiklane või oled protestant? Protestant, mina ka. Kas oled episkopaal või sa oled baptist? Baptist, mina ka. Kas oled Jumala kiriku baptist või Issanda kiriku baptist? Jumala kiriku baptist, mina ka. Kas oled algsest Jumala kiriku baptisti kogudusest või reformeeritud Jumala kiriku baptisti kogudusest? Reformeeritud Jumala kiriku baptisti kogudusest, mina ka. Kas oled reformeeritud Jumala kiriku baptisti kogudusest 1879. aasta reform või reformeeritud Jumala kiriku baptisti kogudusest 1915. aasta reform? Ta ütles, reformeeritud Jumala kiriku baptisti kogudusest 1915. aasta reform. Mina ütlesin, sure, ketserlik kõnts ja tõukasin ta sillalt alla. Muide, sõna kõnts on pärit sellest samast esimese kirja korintlastele 4. peatükist, see on 13. salmis. Ei ole olemas sellist piiblisalmi, et kus 2 või 3 on Kristuse nimel koos, et seal on arusaamatus nende keskel. Aga on olemas piiblisalm, kus on kirjas niimoodi ja see on Mattuse evangeeliumi 18. peatükk, salmid 19-20. Et tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal 2 teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas. Sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel, ütles Jeesus. Aga selleks, et see oleks võimalik, selleks, et see oleks nagu püsivalt võimalik, sellepärast Jeesus ütles selle, mida ta ütles nendes salmides, mida me ennem lugesime.
Et kui altari juures olles, kui me oleme tulnud Jumalat teenima, meile meenub, et meie vennal on midagi meie vastu, siis Jeesus ütleb, et kui sa nüüd oma ohvriandi tood altarile ja sulle tuleb meelde, siis jäta oma andi ja mine. See on hädavajalik. See on äärmiselt oluline, tee seda kohe, ära oota. Viivitamine on surmav, sest see mädaneb. Mitte mingil juhul ära oota, mine jalamaid. See on tähtsam kui palvetamine. Ja selles seisnebki minu suhe sinuga. Fred Craddock mäletab üht sõpra, kes vanas eas rääkis talle looma lapsepõlvest. Ja see vana naine rääkis, et kui ta oli väike tüdruk, siis nende peres oli 6 last. Ja ta ütles, et kõige õnnelikum aeg nende peres iga päev oli siis, kui nad sõid perega õhtusööki. Ja ta ütleb, et me naersime, me rääkisime, mida me olime teinud, et me jutlesime sellest ja tollest, ema ja isa ajasid juttu ja see oli lihtsalt imeline aeg. Aga siis juhtus midagi. Ja see vana naine ütles, et ma mäletan kord, et ma olin umbes 6-7 aastane ja just enne õhtusööki tekkis isal ja emal mingit sorti tüli. Ja ta ütleb, me ei olnud kunagi näinud oma ema ja isa tülitsemas, aga nende näod olid punased, nende hääled olid kõrgendatud ja tõele au andes nad karjusid. Ja kui meie lapsed sisse astusime, siis nad jäid korra pealt vait. Ema keeras selja, ta segas midagi pottides, tõstis need lauale ja ütles, sööme. Ja ta ütleb, et need olid ainsad sõnad sellel õhtul. Need olid ainsad sõnad ka järgmisel õhtul ja need olid ainsad sõnad ka sellest järgmisel õhtul. Ja ta meenutab, et tundub justkui, et läks nädalaid enne. Nädalaid niimoodi, et me ei rääkinud õhtusöögi lauas midagi. Et aega läks, aga isa ja ema hakkasid lõpuks jälle rääkima. Nad muutusid üksteise suhtes jälle viisakaks. Me rääkisime pisut, aga elu ei olnud enam kunagi endine. Mitte miski ei olnud enam kunagi see sama, sest nad jätsid selle asja lahendamata. Niisiis, kui sa oled altari juures, kui sa oled süvenenud Jumala teenimisse ja see tuleb pinnale, siis kanna selle eest hoolt. Hoolitse selle eest. Ja sa võid tulla hiljem tagasi ja teenida Jumalat. Aamen.